Lõpetage volikogus joomine. Pool tundi tagasi selgusid Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ei kommenteeri. Kõige märksõna tuttavast päevast. Tere tulemast. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Tere head kuulajad, käes on aasta 2023 ning uue aastaga alustab uus podcast Eesti keele gurmaandide taskuajaling nimega Meediapalat. Noormehed sünnitusmajast ongi nüüd jõudnud teie kõrvadesse pilootepisoodiga. Mina olen Kristoffer Muraveiski ja mul on hea meel, et olete selle podcasti üles leidnud ja loodetavasti tulevad järgnevad minutid huvitavad, diskussioonirikkad ja pakuvad head ülevaadet ajakirjandusmaastikust. Tere ka minu poolt, mina olen Martin-Erik Maripuu. Selles saates me räägime viimase aja enim tähelepanu pälvinud või muul viisil erakordselt silma paistnud sündmustest ning proovime neid käsitleda just läbi meie õpitava eriala ehk siis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni. Tere head Meediapalati kuulajad, see mis te just kuulsite oli sissejuhatus meie kõige esimesest saatest, mis ilmus juba üle 2 aasta tagasi ja täna ütleme teile tervitused siit Üti stuudiost viimast korda. Minuga koos nagu ikka juhib seda saatevärki siin Kristoffer Muraveiski. Tere! Ja meil on ka külalised meie enda kursuselt Siim-Martti Kupenski. Tere, aitäh kutsumast. Ja Hanne-Loore Tuubel, kes on meile siis siin enam kui 2 aasta jooksul teinud vahvaid sotsiaalmeedia postitusi ja riilsikesi ja olnud muidu toeks. Ja tere. Tänased teemad natuke haakuvad meie esimese saatega. Räägime jalgpallist, sest et stuudios on Siim. Me ei saagi millestki muust rääkida. Siis räägime veel Eesti Akadeemilise Ajakirjandusseltsi aastaraamatust. Oleme sealt teinud mõned väljavõtted sõjaajakirjanduse teemal. Ja järgmisena puudutame siis Jalgpalliliidu presidendivalimisi, mis kisuvad rohkem poliitikaks kui spordiks. Viimase teemana räägime ka siis sellisest asjast nagu pedoment ja pedofiilid, mis on viimasel ajal leheveergudel palju tähelepanu saanud, aga meie tänane intervjuu on eksklusiiv. Mitte ükski teine podcast ega väljaanne ei ole sellist intervjuud saanud. Kristoffer, keda me intervjueerime? Oi, aga seda, armas kuulaja, saad sa teada siis, kui oled jõudnud meie intervjuu juurde ja eks selle sissejuhatuses me ütleme, kellega meil juttu on, aga ütleme nii, et tegemist on inimesega, kes on meie selle podcastiga väga tihedalt seotud ja tõepoolest pigem on ta olnud avalikkuses selline kardinate taha jääv inimene. Aga lähme siis nädala tähelepanekute juurde ja alustame külalistest. Hanne-Loore, mis sina oled tähele pannud? Ja, nagu sa juba mainisid, siis täna tuleb juttu jalgpalliteemadel ja mina siis panin tähele seda, et eile jõudsid Delfi andmetel Eestisse hirmkallid Norra jalgpallitähed eesotsas siis Haalandiga. Aga ka teised tublid tegijad ja nad tulid siis Eestisse, et pidada siis kohtumine Eesti koondisega, mis toimub täna õhtul, esmaspäeva 9. juuni õhtul, siis kui meie seda salvestame. Ja põnev mäng, vaatame, kes võidab, kes kaotab, loodame, et Eesti võidab. Ja see oli minu tähelepanek. Siim, kuidas sul? No kui juba jalgpalliga sai ots lahti tehtud, siis ma jätkan sellel samal lainel. Eile siis, ehk siis 8. juunil toimus UEFA Rahvuste Liiga finaal, kus siis mängisid Hispaania ja Portugal, 2 naaberriiki ja penaltiseerias jäi peale lõpuks Portugal, kelle kapten on 40-aastane Cristiano Ronaldo ja tema ütlesi lõige selles mängus viigivära, mis siis lubas Portugalil üldse penaltiseeriani minna, ehk siis muidugi seal ei ole midagi märkimisväärset, et Portugal võitis selle, sest et tegu on ikkagi jalgpalliriigiga ja väga tugeva koondisega, aga märkimisväärne on just see, et Cristiano Ronaldo endiselt 40-aastaselt on maailma tasemel jalgpallur ja suudab väravaid lüüa. Ma hakkasin mõtlema ka, et kui tihtipeale on küsitud, et mida sina 40-aastaselt tegid või mida kui keegi 17-aastane teeb midagi, et mida sa 17-aastaselt tegid too hetk, kui see staar millegi suurepärasega hakkama saab, aga siis mõtlesin, et mul juba 22-aastaselt vahepeal selg valutab, kui hommikul voodist üles tõusen, nii et ma arvan, et nendesse kõrgustesse, kuhu Cristiano Ronaldo on ka juba 40-ndates küündinud, need on imetlusväärsed, nii et see on minu nädala tähelepanek.
Minu nädala tähelepanek on jalgpallist ikkagi kaugel, liigub pigem muusika maastikule ja viimasel ajal on ju palju populaarsust kogunud selline artist nagu White Girl, kellel on erinevaid üpriski populaarseid laule, on see näiteks Härra Maakler või Suur lesbi või polüamoorsuse hümn. Aga seesama artist White Girl pani Instagrami üles ühe kuvatõmmise sellest, kuidas tema poole pöördus Elu24 ja Elu24 küsis temalt sellise küsimuse, ma tsiteerin. Tere! Ühele meie lugejale jäi silma su story, kus jalutad mere ääres ja on näha, et sa pole kaenla alt karvu tükk aega ajanud. Kas tohib küsida, miks selline otsus? Kas sa põhimõtteliselt ei aja karvu üldse või aeg-ajalt ikkagi ajad? Parimat soovides Elu24. Ma küsin teie kõigi käest, kas te teate, kui palju igakuiseid kuulajaid on Valgel tüdrukul Spotify's? Mingi 5-kohaline arv? Tahaks pakkuda seal kuskil 41,4 tuhat. Ma arvan natuke vähem. Terve Tallinn. Süke 12,3 tuhat. Hanne-Loore, kas sa ka pakud midagi? Issand, ma üldse ei oska pakkuda, aga samas ta on ju teinud ka koos lugusid sellise bändiga nagu Triibupasta, võib-olla sealt on rohkem kuulamisi saanud. Aga ma ei tea, ma ei tahaks mingit kolossaalset numbrit praegu öelda, aga ütleme siis 10 000 telde. Ma panin 12,3. Okei, ma ütlen 10 000. No kõige lähemale sai Christopher, aga no ta tegi sohki, seda on näost näha. No jah. Ehk siis 41 või mis? 41 000, jah. Jeesus. 41 443. Nii et ma arvan, see on piisav nagu tähelepanu kuulajate arv, et pidada sind avaliku elu tegelaseks, nii et võib kaenlakarvade kohta nagu küsimusi esitada küll. Ei, ma ei heida Elu24-le mitte midagi ette. Ja viimaks minu nädala tähelepanek läheb Valgest tüdrukust väga kaugele, on pigem seotud meie saate ühe teemaga, puudutab siis sõda ja selle kajastamist ja Anton Aleksejev on ERR-is kirjutanud paar päeva tagasi siis sellise arvamusloo, kus ta ütleb, et tõelist sõda on lihtsam kajastada kui õppus Eestis. Ta kirjeldab siis selle aasta Kaitseväe suurõppust Siil, kus tema siis koos meeskonnaga soovis kajastada Eestisse õppusele tulnud Ukraina droonioperaatorite tegevust seal õppusel, sest et teada oli, et nad kohale tulid, aga kui palju neid täpselt oli ja mis nad tegid ja kui palju droone ja millise eesmärgiga neil kaasas oli, seda infot ajakirjandus ja avalikkus detailselt ei teadnud ja kirjeldab siis loos seda, kuidas on Ukrainas olnud selle kommunikatsiooniga sõja algusaastatel, aga kirjeldab ka siis seda, kuidas Siilil jäid nad pika ninaga, sellepärast et Ukraina droonioperaatorite tegevust neil kajastada Eesti Kaitseväe kommunikatsioonimeeskond ei lasknud. Ja siis kirjeldab seda, kuidas nad peale õppust läksid Ukrainasse ja said seal kohe luureüksuse ülemaga jutule ja said teada, et mitu drooni on, mida tehti ja nii edasi. Et see ilmestab nagu väga hästi seda, kuidas meil kaitsevaldkonnas kommunikatsioon on, et pigem on asjad kinnised, väga palju ei räägita ja isegi kui siin viimasel ajal on nüüd juhtumidelt ka, kus mõni ajateeni saab surma, et siis selle kohta need detailid on ka avalikkusele suhteliselt lakoonilised. Ta siin kohe juhtlõigus heidab ette ka, et neid kommunikatsioonispetsialiste, et neid on nii palju, et nendest saaks nii-öelda eraldi armee moodustada. Nii et kellel huvi selle teema vastu, siis ERR-i portaalis saab pikemalt lugeda, aga minu meelest väga õige on selline teema püstitus ajakirjaniku poolt, kellel kahtlemata on väga suur kogemus selle sõja kajastamise osas. Aga lähme siit siis meie intervjuu juurde. Hea kuulaja, selle hooaja kõige viimases intervjuus on meil külas, võiks öelda, et legend ise. Ma arvan, et võiks ka öelda, et sa oled selle saate tehniline isa, sellepärast, et ilma sinuta seda saadet olemas ei oleks. Meil on külas Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi stuudiojuhataja Alar Sui ja tervist. Tere! Kuule, kas võib öelda, et see intervjuu siin praegu on eksklusiiv, sellepärast, et ega sinuga sellist avalikku intervjuud või ega sa väga avalikkuse ees ei nii-öelda presenteeri ennast, et kas see on selline eksklusiivne intervjuu praegu? Ja vastab tõele, ei meeldi olla jah
näoga avalikkuse ees. Et noh, mingis mõttes ma ei olen avalik isik, kus sa ei ole, et õppetöö ja nii edasi, aga jah, sellised avalikud ülesastumised on pigem selles ajas jah, et kui lava peal olen olnud. Just, selle juurde ka veel jõuame, aga Alar, ega keegi ju siin kooli peal ei ütle, et kui midagi juhtub, et kutsume Alari või et ma käin korraks Alari juurest läbi, öeldakse ikkagi L. Jaa, see vastab ka tõele. Millal see hüüdnimi sulle pandi? Kas see pandi siin koolis sulle? Ei, see on bändi ajal ja kuidagi lihtsalt niimoodi, kuidagi peab ju kutsuma inimesi ja siis niimoodi juhtus. Aga kui kaua sa nüüd siin ülikoolis töötanud oled, seepärast sa kogu aeg sama ametikoha peal ei olnud, sa olid kunagi ju süsteemide administraator või? Ei, see tegelikult on olnud ikkagi sama ametikoht, lihtsalt need nimetused on olnud nüüd erinevad. Et tööle tulin 96. aastal, sügisel hakkab nüüd siis 30. jooksma. Kuidagi on nii juhtunud, et on nagu meeldinud ja olen nagu jäänud siia selle ameti peale. Aga mis selle 30 aasta jooksul või pea 30 aasta jooksul ülikoolis muutunud on? Oi, kõik. Ma ei tea isegi, kust alustada, et see ülikool, kui ma astusin, alguses õppima, eks ole, 90. aastal, see oli väga teistmoodi koht ja see oli väga teistmoodi riik. Isegi ei oska kuskilt alustada. No võtame näiteks tudengid. Kuidas tudengid muutunud on selle ajaga? Nad on oluliselt, kuidas öelda, distsiplineeritumad. Sest nõukaaja alguse või tähendab õigemini selle nõukaaja lõpu tudeng oli nähtus. Ütleme niimoodi. Et tänapäeval ollakse ikkagi rohkem nagu teadlikumad sellest, et mida siia tullakse tahtma. Pingutatakse võib-olla rohkem selles õppimise kontekstis. No, mõned asjad on ka teistmoodi, eks ole. Aga nagu ikka, et nooruses on rohi rohelisem ja kõik need muud asjad, eks ole, et aeg muutub ja. Sa ütlesid, et 96. aastast sa oled Tartu Ülikoolis töötanud, eks? Yeah. Mis sind siia ülikooli tõi üldse? Kas sa mõtled õppima või töötama? No võtame alguses õppima ja siis töötama. Õppimisega oli hästi lihtne. Siis eksisteeris veel selline tore koht nimega Nõukogude armee. Kõrgharidus oli see võimalus sellest toredusest nagu natukene pääseda. Vähemasti mingiks ajaks. Ja midagi peab inimene tegema, eks ole, et kuidagi sattus jah niimoodi, et lõpetasin bioloogia 95. aastal ja siis üks hetk tekkis see vajadus, et natukene vaja nagu leibaga teenida millegiga, aga et kuna hobi oli võib-olla nagu natukene andnud mulle mingid teadmised, mis puudutas arvuteid ja mis puudutas helitehnikat ja heade tuttavate olemasolu, siis andis nagu selle, et ma sattusin siis, või isegi mäleta, mis täpselt selle instituudi või osakonna või mis iganes nimi on, et need nimesid on nagu muutunud siin hästi niimoodi suures koguses. Aga et sattusin sinna tööle. Ja see stuudio oli tol ajal seal peahoone kõrval mäe all, ülikooli 18A. Tolles kohas ma olin 15 aastat ja siis me kolisime siia mäe peale. On olnud huvitavad ajad, et kui sa küsisid, et mis on muutunud. 90. keskpaiga ülikool, materiaalne pool oli selline, et selle meie stuudio kõrval asus tualett, millest algas ülikooli kuidas siis öelda, käimlate revolutsioon või, et seal nagu rahvasu räägib, et kukkus inimene läbi põranda, et nii hull see ei olnud, aga jalg olla läbi vajunud küll ja siis tollane haldusdirektor Riha Illak siis sellest alustas siis seda renoveerimise ringi ja kui Riha juba ära mainitud sai, siis ma kindlasti tahaks nagu nüüd küll natukene sinna pilvepiiri häält, aga Illak ja siis Olavi Kiis on need inimesed olnud ilma kelleta tegelikult meil siin seda praktilist õpet poleks olnud, et ütleme nii, et kingad olid ja kingad all ei olnud. No kui me läheme nüüd sinna 2000-ndate alguses või isegi 99. aasta vist oli see, hakkas tegutsema selline bänd nagu Finish Me Off. Ja sina mängisid seal basskitarri, on nii? Vastab tõele. Kust see bänd sündis? See oligi selline ülikooli bänd või? Ei olnud. Ülikooli bänd oli kunagi selline nähtus, mille nimi oli Grendel. See oli veel siis nagu sellest õpingute ajast vist oli 93 või 4 või kuskilt sealt.
ja siis nagu see asi ikka on nende tudengibändide ja muude selliste asjadega, et asjad on segased, eks ole, siis kunagi ma jõudsin siis sellisesse Finish Me Offi nimelisse bändi, siis tegelikult sai alguse nagu mingite erinevate ideede kombineerimisest, ütleme nii, et üks osapool oli seal üks härrasmees, kes praegu mängib selles Winny Puhhi nimelises kollektiivis, eks ole, Sirvel Repaste, ja siis teine osapool oli seotud sellise asjaga nagu Skydancer, et Nils, ja siis kuidagi mingi imeliku kombinatsiooni läbi siis hakkasime muusikat tegema. Mina selle alguse juures ei olnud, ma tulin natuke hiljem. Originaal bassimees oli keegi teine. Ja siis tegime mingit sellist asja, mis võiks olla nagu tehnometal või? Noh, mingi hetk siis lihtsalt läksid teed lahku. Kas kõige sõbralikumalt seda ma ei väida, aga... Eks see on selline bändide paratamatus vist ka, et minnakse ikkagi tüliga lahku, on ju? No ikka. See on õige bänd. Aga kuidas, kui me räägime nüüd konkreetselt näiteks ajakirjandusõppest, ega see on ju ka ajapikku tohutult muutunud, sellepärast, et esiteks meil on tulnud juurde uued meediumid, erinevad aspektid selle juures, et kui suurt vahet sina näed, kuidas õpetati ajakirjandust siin mõnikümmend aastat tagasi ja kuidas õpetatakse praegu? Mis peamised erinevused on võib-olla? See on hea küsimus. Oota, nüüd on see küsimus, et mina ei saa nüüd vastata selles osas, et mis puudutab nüüd mingit sisulisi suuri nägemusi, eks ole. Nagu kogu ülikoolis tervikuna, ikkagi see õppetöö praktiline pool on väga kokku tõmmatud. Et siin on olnud erinevad taustad, rahamured, eks ole, see Bologna protsess, mis tähendab seda, et mingis mõttes on tekitatud siia õpingusse üks selline auk sisse, eks ole, et nagu teil ka, et te lõpetate nüüd selle 3-aastase paka ära, tegelikult jääb ju natukene puudu sellest, et peaks see magistratuur otsa tulema, aga meie maka on ju õnnetuseks selline, kuhu saavad tulla nagu suht kõik, mis tähendab seda, et sinna nagu väga mingit sellist praktilist asja sisse ei pane, eks. Ja see on nagu üks selline koht olnud, et mingi hetk ikkagi neid praktilisi aineid võeti sealt välja ja see on olnud kusagil seal 90-ndate lõpp 2000-ndate kant. Alguse kant, eks ole. Et erinevatel põhjustel. Et kas on seal olnud mingisugused nägemuslikud küsimused, rahalised küsimused. Et, muidugi teine selline moment on see, et ajakirjanduse praktiline õpetamine, mida see tähendab, et te olete ju läbinud siin ühe sellise toreda kursuse, et kui ma nüüd peegeldan niimoodi, et mismoodi see paistab? No see paistab ikkagi ju niimoodi, et me teeme need kõik erinevad meediumid, on see kirjutav raadio ja tele läbi ja vaatame, kuidas see tehniline pool nii-öelda on sellel praktilise... Nojah, ta matkib, eks ole. Jah, päris tööd. Päris tööd, eks ole, ja see tähendab seda, et me peame ikkagi tekitama mingisuguse keskkonna, mis enam või vähem siis matkib mingisugust sellist reaalelulist. Ja siit tuleb kohe nüüd see moment, et eks ole, see maksab midagi, eks ole, ja selle käimashoidmine eeldab seda, et need inimesed, kes seda teevad ja planeerivad neid tegevusi, et neil on mingisugune kogemus. Et ülikool on üldse selline koht, et siin väga, väga suuresti nagu selle praktilise õppe peale rõhku ei panda, eks ole, või üldse õppetöö peale eeldatakse seda ikkagi, et meil on teadusülikool, mis tähendab mingeid eelarvelisi valikuid, nii edasi. Aga muidugi, et võrreldes nüüd selle aega, kui ma tööle tulin, et need võimalused on ikkagi tohutult paranenud. Kui palju te võrdlete siin ennast näiteks Tallinnaga, et BFM-is on ju tegelikult praktilise poole osakaal väga-väga suur? No sõltub jällegi, nemad ei õpeta sellisel kujul praktiliselt ajakirjandust. Et neil on teleproduktsioon, meie sellega ennast ei võrdle, kuna esiteks meil ei ole neid võimalusi. See eeldaks siiski oluliselt teistsugust eelarvet, oluliselt teistsugust staffi ja pole ka vajadust, et Eestis on, nagu sa ise ütlesid, et Tallinnas on see õpe olemas. Et meie keskendume siiski sellisele ajakirjanduslikule tööle reaalsetes toimetustes. Et see on see nägemus, mida ka mina olen siis proovinud nagu tekitada, et meil on just nimelt selline võimekus, et matkida seda ajakirjandusväljaande tööd või siis mingit portaali või kuidas iganes te tahate seda kutsuda, et olemasoleva infraga. Ja ma arvan, et see on suhteliselt õnnestunud ja see on ka see, et mida me suudame nagu ka siis rahaliselt tagada. Ja teine asi, et kui me nüüd tahaks õpetada operaatoreid või ütleme sellist tehnilist staffi, et see tudengkond, kes tuleb meil õppima,
need väga suures osas ei ole nagu, ma ei kasutaks võib-olla sõna huvisid, aga tullakse nagu teiste ootustega? Tullakse nagu teiste ootustega, sest sellised tehnilised või kuidas me nende kohta ütleme? Tehnilised töötajad? Nojah, aga nad on siiski nagu loovinimesed nagu võib-olla rohkem, et see eeldab siiski väga teistmoodi inimtüüpi, väga palju mingisugust teistmoodi pühendumist. Ma saan aru ühesõnaga, et siin Tartu Ülikoolis ikkagi nii-öelda, kuna eelarvelised vahendid on ikkagi piiratud, siis me nii-öelda kõiki asju teha ei saa ja ma saan aru, et sinu hinnangul tegelikult seda praktilist osa võiks ikkagi selle 3 aasta jooksul rohkem olla, kui selle praegu on? Meil ei mahu see 3 aastasse ära. Tegelikult päästaks see, kui meil oleks 4 aastat see bakaõppeblokk. Et siis jah, kindlasti peaks olema rohkem ja lihtsalt selle kinnistumise jaoks, et anda nagu 1 aasta veel, et peale seda, et kui me oleme suutnud tudengis asju tegema saada, et siis tal oleks nagu see võimalus veel lihvida juba neid oskusi, et me jõuaks sealt nagu käsitööst kaugemale. Minu arust see on see koht, kus tahaks nagu rohkem. Et mingid mõtted on, et kuidas seda kõike korraldada, aga see võtab aega. Et kõik need muutused on väga-väga pika vinnaga. Aga praegu vist seda eriti palju ei ole, et tudengid tuleksid, käiksid selle 3 aastat siin bakas ära ja siis läheksid otse ajakirjandusmagistrisse edasi, et pigem ikkagi minnakse vahepeal kuskile tööle ja siis tuleb ka niimoodi, et pooled on kuskilt mujalt, kes tulevad ja siis pooled on nii-öelda. Jah, no te peate nüüd, selles mõttes teie olete nüüd natukene paremini, eks ole, selle nägemusega, et miks nii tehakse, et jah, et vastab tõele. Ja minu arust isegi võib-olla ka see baka on natuke liiga vara, et minu arust pärast gümnaasiumi kohe tulla ajakirjandust õppima, see ei ole võib-olla kõige parem variant. Aga ma saan aru, et siin on, eks ole, elus jääb oma mingid korrektuurid. Et juba tegelikult enne siia ülikooli astumist ajakirjandust õppima võiks mingisugune baas juba all olla erialaselt, mõtlete seda? Jah, ma arvan küll, sellepärast, et väga paljudes kohtades bakalaureusena ei saa ajakirjandust õppida. Et ta on pigem magistritaseme õpe, et seal on teil mingisugune baasharidus all, et kas siis ajalugu või kirjandus või ja samamoodi, et kus kohas ta siis selles süsteemis ka paigutab, et eks ole, Tartu Ülikoolis on ta meil sotsiaalteadustes, võib hakata vaidlema, et kas ta peaks olema humanioras või mitte, et siin on erinevad võimalused, ma ei ütle seda, et üks on nüüd õigem kui teine. No aga meil ju pikalt siin õpetatakse ajakirjanikke ja suhtekorraldajaid või kommunikatsioonijuhte koos. Kas see osakaal on nüüd ajapikku muutunud ka, et kas kunagi valiti see nii-öelda ajakirjanduse suund, valiti seda suunda rohkem kui praegu või kuidas see nii-öelda see suhe kommunikatsioonijuhtide ja ajakirjanike vahel on siin ülikoolis olnud? Ja, see on nüüd väga hea küsimus. Kui ma tulin tööle, siis suhtekorraldus tollal oli nagu väga kuum, väga pop teema, siis meil oli selline tore asi nagu avatud ülikool, mis tõi meile 3/4 meie eelarvest sisse. Trend oli see, et üldiselt kõik, kes vähegi nagu kaela kandsid need seda suhtekorraldust või mida iganes õppida tahtsid. Ajakirjandus oli selline vastik, teenida midagi ei saanud eriti, karjäär oli ühesõnaga lootusetu. Umbes niimoodi oli see asi ja vahepealsed aastad olid ikkagi üsna selline mõõn, ma julgeks öelda, aga nüüd ma ei julge näppu peale panna, et mis on see koht olnud, kust hakkas nüüd see trend ülespoole ja praegu on pigem nagu julgeks väita teistpidi. Jällegi, te peate ise veegeldama, eks ole, teie olete selle asja sees, mina saan seda ainult kõrvalt näha, mul on teatud kallutatus, aga ma arvan jah, et praegu on pigem see nagu vastupidi. Miks see nii on, ma ei tea. Minu jaoks on see nagu natuke üllatus, sest et mulle just tunduks, et ajakirjandus ja ajakirjaniku amet kui selline ei ole nagu väga populaarne, aga et seda järjest rohkem tullakse õppima. Ma arvan, see on jällegi niimoodi, et see mingi tunne, see ei ole nagu millegagi põhjendatud, et kui ma mõtlen selle peale, et 80ndate lõpus oli mingi hetk ajakirjandus oli nagu see, kes hoidis seda näppu seal pulsi peal ja oli väga-väga oluline. Just see Nõukogude Liidu lõpp, eks ole. Ja võib-olla mingi hetk saabus selline pohmell, et küll aitab, et on mingid muud ja huvitavamad asjad. Ja võib-olla praegu on mingi selline aeg, kus jällegi tunnetatakse seda vajadust olla võib-olla oluline, midagi muuta, tulles tagasi sellise mehe juurde nagu Juhan Peegel, et eks ole, et miks tema kunagi üldse hakkas õpetama Tartu Ülikoolis ajakirjandust. See on selline retooriline küsimus, eks ole, praegu on ka võib-olla see, et miks olla praegu Eesti riigis ajakirjanik. Et ma näen siin mingit paralleeli, et võite vastu vaielda, aga
ma ei oska vastu vaielda selle. Lihtsalt huvitav, et nagu siis noored tajuvad seda kuidagi ühiskonna protsessi niimoodi, et nad nagu tunnevad seda vajadust tulla ajakirjandust õppima, sest ma eeldaks, et siuke 50 on see eriala valik ikkagi noores eas, et see võib-olla ei ole kõige teadvustatum tegevus. Jah, aga mul on siuke tunne ka, et need asjad, mida me teeme sellise hämarolekus siis noh, kuivõrd teadvustatud see oli, et ma siia kunagi tulin tööle. Et see oli samamoodi mingite juhuste kokkulangemus, mingi hetk sa saad nagu, kui saad nagu pihta, et miks mingid asjad on nii, nagu nad on, eks ole. Et ma arvan, et see on samamoodi, et võib-olla see on midagi õhus, see noor kuskilt seal selle tunneb ära, ju siis peab nii olema. Millal sul viimati mõni tehnikavõdin ära kaotati või ära lõhuti tudengi poolt? Ega ei olegi väga olnud. Minu arust on kunagi on mingeid makke niimoodi ära kaotatud, jah. Et keegi päris täpselt, aga see on ikkagi niimoodi mingi sammuses minevikus. Et praegu pigem mitte. Viimane oli, ma tean küll, mis asi oli. See oli Kadriori pargis ei prügikasti peale ei mikrofon. Nimesid siin ei nimeta, eks ole. Võime ainult öelda, et seal osales ka Genka, eks ole. Et intervjueerija sattus nii suurde erutusse oma iidoli kohalolekust, et sinna see mikrofon jäi. Aga see kompenseeriti. Aga tagasi ei saadki seda? Ei, ta ostis eBayst kuskil asemele. Kui sa vaatad praegu meie tudengeid, kes siin ajakirjandust õpivad, kas sa saad öelda seda, et Eesti ajakirjandus just nende noorte ajakirjanike vaatest on nii-öelda heades kätes? Sa mõtled nüüd käsi selles mõttes, et see nii-öelda... Juba see mõtlemine, see nii-öelda ajakirjaniku rolli panek, et sa oled neutraalne, objektiivne, kas tänapäeva noored nii-öelda õhkavad seda professionaalse ajakirjaniku nii-öelda olekut sinu jaoks? Et kui nad selle praktilise ajakirjanduse poole neist läbivad, sa näed, et nad on valmis minema sinna tööturule ja olema hea ajakirjanik? Osa kindlasti. Ma ei tea, kas kõik, ma ei saa seda niimoodi ei saa nagu öelda, aga kas see ongi kunagi nagu teistmoodi olnud, et ma arvan, et see on läbi aegade olnud, et alati on nagu mingeid inimesi, kes on sellised ideaali jahil. Ma ei tea, ma ise pigem olen nagu selline pragmaatik, et alati on mingid mängureeglid ja sellega tuleb nagu arvestada, et see ideaal ja selle tagaajamine ei pruugi olla see, mis teeb nagu sellisele eesmärgi saavutamisele head. Ma pigem arvan niimoodi. Et selline eluterve suhtumine oleks minu arust väga okei, et kui siit me suudame seda kuidagi anda kaasa või et näha muid toone ka kui ainult seda musta ja valget. Aga kui aastate lõikes vaadata, on mingit kvaliteedi tõusu, langust või muul viisil statistilist joont võimalik ka tõmmata selle kvaliteedist? Mina olen vale inimene, siis peaks, ma ei tea, Signe käest küsima või... Ei, ma ikka arvan, et ikka järjest läheb paremaks. Kuule, nüüd ju... kohe hakkab pihta sisseastumisperiood. Mis sinu hinnangul sellisel noorel sisseastujal, millised iseloomuomadused võib-olla võiksid tal olla, et ta siin nii-öelda ajakirjanduse õppes ja ka tulevikus ajakirjanduses läbi lööks? Mis on need olulised nii-öelda pidepunktid, mis tudengil võiksid olla iseloomuomaduste mõttes just? Näljane võiks olla. Mitte füüsilises mõttes. Et minu arust ükskõik, mida sa teed, sul peab olema see tahtmine käsi välja sirutada. Et sul peab olema mingisugune kihk midagi muuta, sul peab olema, no töötahe peab olema, kindlasti see ei ole nagu lihtne eriala. Ükskõik, mida sa teed, eriti mingid elektroonilise meedia asjad, et sa pead suutma ennast mingitest asjadest nagu välja lülitada või mitte isiklikult võtta, sellepärast et elu on üsna karm, eks ole, eriti selles valdkonnas. Et sa pead olema üsna paksu nahaga või selle endale kasvatama. Aga jah, see näljasus on kõige olulisem, et see ei tohi nagu selline lõtv ja rahul olev olla, et sa pead midagi tahtma.
No hea gümnaasiumilõpetaja, kui sa juhuslikult praegu kuulad seda podcasti ja mõtled tulla ja sa tundsid ennast sellest kirjeldusest ära, siis tule kindlasti kandideeri meile siia Ühiskondadest Instituuti ajakirjandust ja kommunikatsiooni õppima. Aga selle hooaja viimases saates ja ühtlasi ka minu, Martini, Hanne-Lore ja Siimu kõige viimases saates käis täna külas Ühiskondadest Instituudi stuudiojuhataja, meie tehniline isa Alar Suia, aitäh sulle! Aitäh kutsumast! Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts on välja tulnud 2023. ja 2024. aasta aastaraamatuga, mis koondab endas palju huvitavat materjali. Näiteks Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi koosolekute kokkuvõtteid, bakalaureuse ja magistritöid, arvamuslugusid ja muud säärast. Muuseas toetab selle Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamatu koostamist ja väljaandmist Ekspress Grupp, Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut ja Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituut. Nagu ma mainisin, oli seal päris palju põnevat lugemist, aga meie valisime sealt siis teemaks, mida kajastada tänases episoodis sõjaajakirjanduse. See oli siis inspireerituna selles aastaraamatus olevast Angelina Lonni magistritööst, mille pealkiri oli Eesti ajakirjanike kogemused Ukraina sõja kajastamisel, mida ja kuidas nendest õppida. Ja selle valguses ma siis küsikski teilt, poisid, et kuidas teile tundub, kas Eestis eksisteerib sõjaajakirjandus ja kas selline ametikoht nagu sõjareporter on Eestis olemas ja kui mitte, siis kas see oleks vajalik? Neid sõjaajakirjanikke on Eestis võrdlemisi palju võrreldes sellega, kui palju meil üldse inimesi ja ajakirjanikke on, et no, samamoodi Anton Aleksejev ja Kristjan Svirksten on ju väga palju lugusid teinud Ukrainast ja nüüd tegelikult ju teevad neid palju paremini kui nende rahvusvaheliste väljaannete kolleegid, et nad käivad tihtilugu rindejoonele väga lähedal ja seda palju väiksema meeskonnaga. Et ma arvaks, et Eesti on tegelikult üsna heas olukorras, kuigi see magistritöö toob palju puudusi välja selle osas. Ma arvan, et me oleme heas olukorras sellepärast, et meil on kas või Delfis on ka Roman Starapopov ja Postimees on näiteks Jaanus Piirsalu, kes Ukrainas käivad ja pluss Postimeel on ka kaasautoreid sealt Ukrainast, kes lugusid teevad, aga ma arvan, et just lähtudes sellest magistritööst, kus tegelikult nii-öelda need allikad, kes ongi sõjaajakirjanikud või on käinud Ukrainas või kuskil mujal sõjapiirkonnas lugusid tegemas, on toonud välja, et ikkagi sellist ettevalmistust ja toimetuse tuge on väga vähe, mis tähendab seda, et tegelikult kui me räägime sellest, et meil on olemas inimesed, kes neid lugusid kirjutavad ja koha peal käivad, siis see on nende enda missioonitunnetusest, sellepärast, et nagu ka siin esile toodi selles samas magistritöös, siis rahvusvahelised või suuremate riikide väljaanded on paremas positsioonis sellepärast, et tugi on parem, neil on parem nii-öelda logistika, neil on parem nii-öelda tehnika, tehnilised võimekused ja just räägigi see toimetuse tugi on ja kui meil Eestis, nagu sellest magistritööst ilmneb, sellist tuge on vähem, siis näeb seda, et tegelikult töökoormus nendel ajakirjanikele on suurem. Ehk siis ma arvan, et me oleme heas olukorras esiteks sellepärast Ukraina sõda, Venemaa-Ukraina sõda on lihtsalt meile geograafiliselt lähedal ja see puudutab meid väga tugevalt ja läbi sellega ajakirjanikud on oma missioonitundest valmis nii-öelda nägema rohkem vaeva võrreldes teiste riikide ajakirjanikega nende teemade kajastamisel. Et ma arvan, et sealt tekib see nii-öelda hea olukord meil, aga sellest magistritööst ilmneb, et tegelikult selle hea olukorra taga on palju probleeme, mis on seotud ettevalmistuse ja toimetuse toega. Ma arvan ka, et tegelikult see seis, just see sama, mis sa välja tõiki, et selle geograafilise läheduse tõttu on hea, aga ma hakkasin ka mõtlema, et nagu kuidas siis nagu ajakirjaniku selleks ette valmistada, ütleme, kui olekski näiteks konflikt, mis nagu ei ole niivõrd lähedal Eestile, ei mõjutaks lihtsalt nii palju, kui oleks näiteks kusagil Lähis-Idas, kuidas me sellisel puhul läheneks ja milliseid kaalutluskohti või ettevalmistusi üldse saab ajakirjanikule sellises olukorras teha. No kindlasti seal on ka mingil määral see, et võib-olla see nii-öelda huvi on kindlasti ka väiksem, kui see geograafiline lähedus ei ole nii suur, aga ütleme, kui sa ikkagi seda konflikti tasuks kajastada ja kuidas sa siis sellises olukorras ajakirjaniku ette valmistad, see oli üks küsimusi, mis mul seda magistritööd lugedes kohe ka tekkis. Võib-olla lihtsalt nii-öelda kuulajale
ka siis kontekstist, et mis seal magistrises välja tuli, et ettevalmistuse puhul enamik nendest vastanutest ajakirjanikest rõhutasid ikkagi sellise praktilise koolituse puudumist ja isegi kui üksikud ajakirjanikud olid saanud seal välismaal väljaõppe, siis nad leidsid ikkagi, et see liiga nii-öelda teoreetiliseks, ehk siis nagu rõhutatakse seda, et sellist praktilist koolitust sõjaolukorras ajakirjandust tehes, et seda on vähe. Ja no samamoodi üks ajakirjanik seal rääkis, et kuigi tema ülikooli õppekava oli põhjalik, siis ei valmistanud teda ette sellisteks ootamatuteks ohuolukordadeks, et a la on pommirünnak ja mis sa sellises olukorras teed, kas sina ajakirjanikuna lähed kiiresti varjendisse või sa püüad kuskilt midagi veel jäädvustada. Ja teisalt, mida need samad sõjaajakirjanikud välja tõid, on rollikonflikt, ehk siis see väljendub selles, et kui palju mina olen kõrvaltvaataja ja kui palju ma tegelikult oma allikaid võib-olla aitama peaksin sellises olukorras. Eks otsustame, et kui palju sekkuda või siis kas üldse sekkuda, kui palju või siis üldse mitte sekkuda. Ja kui me nüüd enda nii-öelda ajakirjandusõppe peale mõtleme, siis tegelikult sellist kriisi ajakirjandust meile siin ei õpetata. Me ei räägi sellistel teemadel, et meil ei räägita sellistel teemadel, kuidas sellises sõjaolukorras ajakirjandust teha. Meil küll käis Kristjan Svirksten praktilise ajakirjanduse raames meile sellest natukene põgusalt rääkimas, aga sellist süvaõpet meil sellel teemal ei ole ja üks asi on muidugi see, et õppekava ise on ju ka ei ole kummist. No praegu me räägime teiste riikide või teiste piirkondade konfliktide kajastamisest, aga seesama rollikonflikt tuleb ju veel tugevamalt esile siis, kui see nii-öelda sõjaolukord peaks toimuma Eestis, et siis on, ma arvan, ajakirjanikuna ikkagi praktiliselt võimatu võtta kõrvalseis ja positsiooni, et kuidas sa näiteks, oletame, et sa oled kuskil piirkonnas koos sõduritega, teed nendega selle intervjuusid, järsku tuleb see pommirünnak ja sinu kõrval, näiteks sinu allikas, ma ei tea, saab haavata ja kui sa oled näiteks ajakirjanik, kes, ma ei tea, on läbinud ajateenistuse või saanud mingi militaarväljaõppe, aga sa selle hetkel töötad ajakirjanikuna, sul on tegelikult need oskused olemas, et kuidas sa siis ei aita või ühesõnaga, et sa ei saa ju lõpuni jääda seal kõrvalt vaatajaks, et selles kontekstis muutub see veel keerulisemaks ja ma ei ole kindel, ma ei tea muidugi, aga ma ei usu, et näiteks kuskil Lääne-Euroopas, kus on ka olemas nii-öelda sõjaajakirjaniku eriala, et siis seal nagu õpetatakse Prantsuse ajakirjanikele, et kui nüüd Prantsusmaal on sõjaline konflikt, et kuidas siis käituda. Ma arvan, et pigem ikkagi valmistavad ennast ette ikkagi mingisugusteks Lähis-Ida konfliktideks või Ukraina konfliktiks ja midagi sellist. Et see muutub nagu siis kohe palju keerulisemaks. Enne sa, Christopher, ütlesid ka seda, et see nii-öelda tublidus või see hea tase, mis meil on, et see tuleb inimeste arvelt, ma ütleks, et see on Eestis nagu sõltumata valdkonnast ja teemast nagu ajakirjanduse mõttes niimoodi, et ajakirjanikud ikkagi pigem töötavad rohkem, kui nad tasu saavad või kui nii-öelda ette nähtud oleks, on ju. Et see, ma ütleks, et kogu Eesti ajakirjandus põhineb sellele, et mingid inimesed lihtsalt töötavad üle. Jaa, aga võib-olla natuke see erinevus ikkagi on, et kui me räägime ajakirjandus tavalisest nii-öelda klassikalisest ajakirjandusest, et siis me siin ikkagi ülikoolis selle ettevalmistuse saame, aga sellises sõjapiirkonnas tegutsemiseks või sellist ettevalmistust meil tegelikult ju ei ole. Et see on ikkagi inimese enda nagu tahtest seda sõjaajakirjandust teha ja seda professionaalselt teha. Ja sellest magistritööst tuligi ju välja see, et Eesti ajakirjanikest võibki näiteks olude muutumisel saada üleöö sõjareporter, et ka selles valguses on minu arvates väga oluline see kriisiolukordades toimetulek ja üldse selline nagu väljaõpe ja ma arvan ka, et mingil kujul võiks see olla ikkagi ka juba näiteks ülikoolis või kus iganes saab õppida ajakirjanikuks, on ju. Ma arvan ka, et see väljaõpe on nagu väga-väga oluline, sellepärast, et kriisiolukordades toimetulekuks on sul vaja füüsilist ja vaimset nagu valmisolekut. Üks asi on väljaõpe, teine asi on see, et huvitav oleks muidugi, kui saaks kuskilt seda infot selle kohta, et kuidas näiteks Ukraina selle Venemaa täiemahulise agressiooni alguses siis Ukrainas need asjad olid, et tegelikult väga suurest hulgast ajakirjanikest Eestis saab nagu hetkega siis rindetagused reporterid, et nad ei ole enam nagu rindereporterid või sõjareporterid, nad on nagu vastase tagalas, et kui me mõtleme selle peale, et näiteks Lõuna-Eesti, kus tegelikult tegutseb
eraldiseisva toimetusena, ma ei tea, Lõuna-Eesti Postimees, kohalikud maakonnalehed, osaliselt ka Tartu Postimees, ma ei tea, ERR-i mingisugused korrespondendid, siis kui peaks olema sõjaline konflikt ja venelased tulevad sealt üle piiri, siis hetkega on meil olukord, kus meil on 20 ajakirjanikku, kes on nagu rindejoone tagused, vastase tagalas olevad reporterid, kui palju seal üldse töö võimalust on, kuidas sa sealt üldse oma materjali nagu edasi saad anda, et ja see on selle teoreetiline olukord, on ju, et ma arvan, et päris suur võimalus on see, et nad lihtsalt võetakse vangi, on ju, et Venemaa poolt. Need tegemist on ju... kui nad saadakse kätte, selles mõttes jah. Et ma arvan, et tegelikult meediamajades on mingite selliste nagu võimaluste või kriisiolukordade peale ikkagi mõeldud tänaseks juba. Mingid plaanid on nagu olemas. Võiks loota, aga samas, mis see sama magistritöö välja tõi, et meil ei ole selliseid erinevaid juhendeid sellises olukorras käitumiseks meediamajade vaatest just ja kui me räägime just kuskil Ukrainas või kuskil mujal sõjapiirkonnas ajakirjanduse tegemisest, siis tööst tuli välja, et ajakirjanikud tundsid ikkagi sageli, et toimetus jättis nad omapäi ja üks ajakirjanik isegi rääkis, et ta pidi ise hankima omale turvavarustuse, kuna siis nagu toimetuse pakkutud varustus oli puudulik ja siis tõi ka sellise huvitava näite, et see ajakirjanik oli siis toimetuselt palunud kiivrit ja talle saadeti toimetusest hoopis siis Euroopa Liidu logoga T-särk. Et üks asi on see akadeemiline ettevalmistus, mis tuleb ülikoolist, teine asi on see, et kas meil ka toimetused on valmis sellisteks olukordadeks ja kas nad on ka praegu valmis selleks, et kui nende ajakirjanik läheb kuskile sõjapiirkonda lugusid tegema, et kas meil peaks olema selline üldine juhend, et kuidas toimetus peab käituma sellistes olukorras, mida peab ajakirjanikule pakkuma, kui ta läheb sõjapiirkonda lugusid tegema. Et seda juhendit praegu, nagu ma aru saan, tegelikult ei ole. Võib-olla koht mõnele teadustööle või bakalaureustööle või magistritööle, et luua see nii-öelda juhend või alus selleks, et kuidas sõjapiirkonnas üldse ajakirjanikud toime peaksid, kuidas toimetused peaksid siis toetama seda ajakirjanikku seal sõjapiirkonnas. Ja väga huvitav aspekt on ka see eetika aspekt, mida on väga keeruline üldse kuidagi rahutingimustes mõtestada või sellesse olukorda ennast panna, et kui palju peaks kajastama siis neid inimeste kannatusi ja seda vägivalda, mis sõjaga kaasneb, et see on võib-olla see tase, mis jääb rohkem ajakirjaniku enda isiklikule tasandile, aga see on ka see osa, mida võiks nagu rohkem võib-olla siis mõtestada, et me tegelikult ka siin ülikooli õppes sellest eetika poolest palju räägime, aga pole nagu selgelt läbi mõelnud seda, et kui sa üks hetk pead näiteks pildistama või filmima, on ju, laipasid või midagi sellist, et siis millised su valikukohad siis on või millistest printsiipidest siis on ju lähtuda? Soovitan, veel vist üleval seda ei ole, aga varsti peaks olema ka loetav meie hea tudengi Karmen Lauri bakalaureuse töö, mis räägib sellest, kuidas meile hakatakse siia Ühiskonnateenuste Instituuti looma nii-öelda ainet, kus just räägitakse nendest eetilistest dilemmadest, kuidas toimetuses toimida selliste delikaatsete või siis võigaste teemade kajastamisel. Tundub, et sõjaajakirjanduse teema sai meil ammendatud. Seniks, kuni lähme uue teema juurde, kuulame üle meie enda instituudi akadeemilise punkbändi Karju Lauristini just alles hiljuti avaldunud nimilugu, mis kindlasti paneb kõigil jala tatsuma. Kui on jälle uudis valtras sportlase surmas või on galerii mõnes tähtsusetus pulmas, kui Reikop sööb ritsikaid ja veebi mõndagi ja kui Luss poetab peilboksi järjekordse hagi, Karju Lauristin, Karju Lauristin, Karju Lauristin.
Pooleteist nädala pärast toimuvad Eesti Jalgpalliliidu presidendivalimised, kus on seekord 2 kandidaati, praegune president Aivar Pohlak ning kandidatuuri on ka üles seadnud Ragnar Klavan, ehk siis nemad 2 selle tooli nimel heitlevad ja viimastel kuudel, viimastel nädalatel on nende 2 omavaheline võitlus saanud ka palju meediatähelepanu ning mitte ainult sporditoimetustes, vaid ka laiemalt. Ja kõigepealt selle teema alustuseks küsin teie käest, kes te võib-olla jalgpalliga nii palju kursis ei ole, et kui palju te ise olete praegu see presidendi valimistega kursis ja kui palju te sellega seonduvalt nii-öelda artikleid näinud olete? Ma arvan, et artiklid pealkirja tasandil näeb kindlasti iganädalaselt, kus on siis pealkirjas kas Aivar Pohlak või Ragnar Klavani nimi. Iseasi on see, et ma tõesti igapäevast neid lugusid ei loe, küll aga ma tean, et seda palju kirjutatud ja nüüd ilmselt saate ettevalmistuseks ma neid lugusid ka lugesin. Ehk siis see näitab seda, et ajakirjandus tegelikult on väga huvitatud selle teema kajastamiseks ja seal on see selge nii-öelda konflikt olemas, mis on üks oluline uudisväärtus. Ja mina olen ka näinud erinevaid kajastusi nii meediavoogudes kui ka sotsiaalmeedias, kus on siis näiteks Tiim Klaavan tegi päris palju, on teinud endale siis nii-öelda promo ja olen palju näinud erinevaid inimesi poseerimas kas selle särgiga või mingi mõttega, kus on siis lõppu lisatud Tiim Klaavan. Aga ajakirjanduses ja eile, kui ma vaatasin suurusjärgus palju on kajastusi tehtud, siis ma nägin ka, et päris paljudes väljannetes on ikkagi regulaarselt kajastatud. Kõige rohkem panin ma tähele, et on Delfil ja Õhtulehel võrreldes siis Äripäeva ja Postimehega. Aga ja sealt on siis ka välja tulnud mõned sellised nagu hoiakud rohkem, kellele poolt hoitakse, kellele vähem ja mõni väljaanne oli juba siis ka konkreetsemalt välja toonud, et kas nad on Aivar Pohlaku poolt või Klavani poolt. Ma ütleks, et viimati ma ei jälgi väga Eesti jalgpalli, sest et see on suhteliselt igav asi, mida jälgida. Seal on nagu kogu aeg siuke mõrum meel, et nagu kaotus otsa. Et viimati võib-olla nii palju huvi selle vastu oligi siis, kui me oma esimest saadet tegime, kui oli see Karpini pildiskandaal. Aga nüüd siis see nii-öelda valimised on ka, ma arvan, tegelikult laiemalt see on ikkagi ühiskonnas tähelepanu tõstatanud, see on selline pigem poliitiliseks kiskuv duell, kus Postimehe ajakirjanik Tarvo Matsen sõnastas väga hästi, et see on nagu väärtusküsimus, et seal on nagu kaks erinevat väärtussüsteemi konkureerivad sellele juhtivale positsioonile, et seal ei ole nagu väga palju küsimus selles, et kas peaks mingisugust väikest asja ühtemoodi või teistmoodi tegema, vaid seal on nagu küsimus selles, et millist rolli see Eesti jalgpall üldse mängib või mida see üldse ühiskonnas tähendab, et ma arvan, see küsimus on palju suurem sellepärast see ka huvi on tekitanud siin. See on nagu samas huvitav, et kui sa tõid Tarvo Matseni mängu, siis võib-olla Postimehe sees juba näiteks sporditoimetus on mingil määral võtnud ühe seisukoha praeguses valimisvõistluses, aga samas ütleme sporditoimetuse väline ajakirjanik on võtnud nii-öelda teistsuguse hoiaku. Ütleme Postimehe sporditoimetuses on selline seisukoht kujunenud, et Aivar Pohlaku võit presidendivalimistel on üsna kindel, aga samas ütleme, seal ei ole nagu nii väga laskutud nendesse väärtustesse ja nende lahkamisse, aga seda samas on teinud rohkem näiteks Delfi ja mitte ainult Delfi, vaid ka Eesti Päevaleht oma juhtkirja näol, see oli siis 3. juunil avaldatud juhtkiri. See on nagu selline lahknevus ka juba toimetuste vahel, konkureerivate toimetuste vahel on silma hakanud ja see presidendivalimised on võtnud päris palju tuuri üles ja kütnud kirgi nii-öelda toimetuste vahel, et sellist nagu konkurentsi või ka vastandumist mingil määral on vähemalt minu hinnangul selliste suurte toimetuste vahel näha. Kas need toimetused nagu peaksid vastanduma? Kas üks toimetus peaks hoidma ühele kandidaadile poolt ja teine teisele, et kas mõlemad ei peaks nagu püüdlema sinnapoole, et nende kajastusest ei kumaks läbi mingisugused isiklikud eelistused? No ma ütleks, et ma ei teagi, ma arvan, et kindlasti üritatakse seal mingil määral ka nagu sellist isiklikku eelistust tahaplaanil hoida, aga ma ei tea, kui hästi see
nagu välja on tulnud, sest ma ei ole kummagi toimetuse liikmete peades ja ma ei tea, mis neil seal täpselt nagu need eelistused on, aga nagu vähemalt praegult on tundunud võib-olla sellisel kõrvaltvaatajale, et jah, sellist vastandumist on olnud, ma ei tea, kas see on tahtlikult või mitte, aga vähemalt selline mulje on jäänud ja selline jah, mingil määral vastandumine, ma ei teagi, kas see on paratamatus või mitte, aga seda on juhtunud. Mulle see, nagu sa Siim mainisid, see 3. juuni Eesti Päevalehe juhtkiri. Mulle iseenesest see juhtkiri meeldib ja see on sellel ainsal põhjusel on see, et see on ajendatud sellest, et Aivar Pohlak ei anna kommentaare, ta vaikib. Ajakirjandus on ju tahab saada inimesi rääkima, kui on mingisugune skandaal kuskil lahvatanud, praegu on see lepingu skandaal, aga Päevalehe puhul siin lõpus on kohe ka selline üks lause, et Delfi ei võta siin poolt liidu presidendi valimistel, vaid kaitsema avatud debatti ja vastutust. Ja ma arvan, et see on selle presidendi valimiste kontekstis oluline märksõna sellest vaatest, et meil sellist debatti Klaavani ja Pohlaku vahel ei ole. Ja me ei saa, sellepärast on ka tõenäoliselt ajakirjandusväljaannetel keeruline võtta positsioone, sellepärast, et nad saavad seda võtta ainult selliste eelaimduste tasemel või siis võttagi praegused Klaavani sõnumid ja võrrelda siis, ma ei tea, Aivar Pohlaku tegevusega nende aastate jooksul, aga me Aivar Pohlakult ise selliseid sõnumeid, et kuidas, mida ta teisiti võib-olla teeks või kas üldse teeks või mida ta üldse tagasi valides teeks, me tegelikult neid asju ei tea, me tema programmi pole näinud. Et sellist avatud debatti on vähe ja sellepärast ma arvan, see Eesti Päevalehe juhtkiri rõhutas selle olulisele asjale, et meil on vaja seda avatud debatti, siis kaovad ära need erinevad spekulatsioonid ja me saame selgelt teada, et mille eest seisab Aivar Pohlak, mille eest seisab Ragnar Klavan ja siis selle põhjal saavad need, kes lõpuks presidenti valivad, saavad teha kaalutletud otsuse. Aga see on juba ju ohumärk, et kui võimul olev inimene keeldub kommentaaride andmisest või avalikust debatist, et siis see juba annab teatud tooni kogu sellele asjale, et tekivadki küsimused, miks ta siis ei räägi, mida tal varjata on ja ma ei kujuta ette, mis nagu need kommunikatsioonikaalutlused seal taga võiksid olla, et miks otsustada, et see no comment on kõige parem taktika, millega nagu nendele valimistele vastu minna. Ja seda enam on ju huvitavam, kui et mõned osapooled siis nagu valivad poole, isegi kui nad ei tea tegelikult, mis on siis ühe kandidaadi, ma ei tea, loosungid, üldse kampaania ja mida ta üldse teha kavatseb seega. Ja siin ongi see ajakirjanduse oluline roll, et pinnida Aivar Pohlakut. Me nägime siin nüüd hiljuti, Delfi tõepoolest avaldas sellise lühikese videoloo sellest, kuidas ajakirjanik läks telefoniga rääkima Aivar Pohlaku juurde, küsis ühe küsimuse, et kas teil aega on ja selle peale Pohlak kõndis minema, aga ajakirjandus peaks olema nüüd see, kes nagu päriselt peab saama Aivar Pohlaku rääkima ja selleks kas või minema talle ukse taha ja koputame ja küsime, et palun räägime nüüd mingitest teemadest. Ma arvan, et ajakirjandus ongi see, kes avalikku debatti peab looma ja kui inimene, kes on praegu sellise suure avaliku surve all, ei ole valmis kommentaar andma, selgitusi andma oma olukorrale, siis peab ajakirjandus lihtsalt pinnima, et lõpuks sealt midagigi saada. Et ma arvan, see ajakirjanduse roll on praegu siin nagu väga oluline ja ma arvan, et sporditoimetused peaksidki rõhutama sellele, et saada Aivar Pohlakult ükskõik millisel viisil mingisugune kommentaar temalt endalt, mitte siis läbi näiteks kommunikatsiooniosakonna. Ma arvan, et üks tähelepanek, mis Martin tõid välja, et see, milline see kommunikatsiooni strateegia või miks Pohlak on hoidunud kommunikatsioonis siis avalikkusega ongi võib-olla see, et see on lihtsalt nagu me mainisime juba siin sissejuhatuses, et see on võrdlemisi poliitiliseks kujunenud valimisvõitlus ja nagu me teame, siis poliitikat tihtipeale otsustatakse tagatubades, ehk siis ma arvan, et see kommunikatsioon ei käi mitte avalikkusega, vaid käibki just nii-öelda nende klubidega, kes siis saavad lõpuks otsustada, et kes presidendi kandidaatidest lõpuks osutub valituks. Et jah, aga sellest ma ütleks ka, et võib-olla natukene kahju on sellest, et debatti
kui sellist ühel või teisel põhjusel pole nagu lõpuks juhtunud, et seda oleks ka nagu võib-olla üldiselt laiemalt Eesti jalgpalli huvides tore näha ja tore kuulda, et on siin mõlemad pooled välja pakkunud ideid, millal ja kuidas seda debatti teha, aga lõpuks seda pole siiski juhtunud, nii et ma ütleks, et jah, sellest on kõige rohkem kahju. Aga ega need klubid ka ei räägi ju? No mingil määral ikka räägivad, et noh, ütleme, neid klubisid on väga palju ka kindlasti, kes saaksid sõna võtta, aga mõned klubid on otse välja öelnud, et nad näiteks panevad klubisiseselt selle nii-öelda hääleõiguse siis hääletusele veel omakorda, et kellele nad siis hääle annavad, et nad siis oma klubisiseselt otsustavad koos ütleme, ma ei tea, treenerite, lapsevanemate, kõikide klubiga seonduvate inimestega, et kelle poolt nad siis hääletavad. Et sellist asja on näha ja mingil määral ka mõned klubid ikkagi nagu seda kommunikatsiooni veavad, aga ütleme natukene jah, võib-olla on see, ma ei tea, ütleme geograafiline selline kaardistatus on võib-olla ka minu hinnangul natukene kuidagi ära kadunud, et ütleme, ma ei tea, Eestis või Tallinnas, Harjumaal võivad mingid klubid nagu häält teha, aga ma ei tea, kuidas on kuskil mujal, kus on kuskil Ida-Eestis, Kirde-Eestis see olukord või kuskil Kagu-Eestis, et nagu sellist üldist kogu Eesti jalgpalli hõlmavat pilti nagu ees ei ole. Ja kõikidel klubidel kindlasti on nagu erinevad mured ja asja, millele peaks nagu rõhku pöörama, aga tundub, et seda nagu avalikult ei ole vaja, või ei ole senimaani lahatud, sest et avalikkus seda ju lõpuks ikkagi ei otsusta. Ja viimase teemana räägime siis sellisest sotsiaalmeedias laineid löönud grupeeringust nagu Pedoment, kes siis sarnaselt välismaa eeskujudele on Eestis teinud eestikeelselt siis sellist sisu, kus nad kehastavad ennast alaealisteks tüdrukuteks internetis ja püüavad siis kinni mehi, kes nendega vestlust alustavad ja kokku tahavad saada ja siis filmivad seda kokkusaamist ja võtavad siis nii-öelda pedofiile vahele. See on päris populaarseks saanud ja nüüd on ka ajakirjandus sellest liikumisest rääkinud ja need tegijad ise on ka kaamera ette tulnud ja rääkinud sellest, miks nad teevad, mida nad teevad ja kuidas nad teevad. Aga kas teie oskate vastata, et mis selliste suunamudijate nagu näiteks siis see Pedoment fenomen on, et miks nad nii populaarseks on saanud või miks neid nii palju vaadatakse? No ma arvan, et peamine põhjus on see, et üldiselt ma arvan, et mingil määral see auditoorium, keda nad kaasavad, et ma arvan, et see peamine põhjus on see, et nad tunnevad, et see asi, mille eest nad seisavad, et see on õige asi, et isegi kui see võib-olla ei ole kõikide selliste, kuidas ma ütlen, eetiliste printsiipidega mitte eetiliste, mingil määral eetiliste printsiipidega, aga ütleme, nad ei tee seda asja nagu õige käekirja järgi või ütleme, nad teevad seda, ajavad nagu oma asja, et see ei ole nagu selline õige asi, mida näiteks politsei teeb, et aga võib-olla nagu, kuna võtavad sellise oma kohtu enda kätte, siis see võib-olla mingil määral ka inimesi nagu kõnetab, et tegeleb ka keegi teine kui politsei, mis sest, et see võib-olla ei ole kõige õigem lähenemine. Ma nõustun siinkohal Siimuga, et ma arvan ka, et tegelikult nad ju enda arust vähemalt teevad nagu sellist õilsat ja tänuväärset asja, aga võib-olla nagu sellisest seaduslikust aspektist või ongi, et politsei ka selles videoloos tegelikult ei nõustunud, nad ei pidanud seda kõige õigemaks lähenemiseks sellist oma kohtu tegemist, on ju, et see võib mõjutada neid inimesi, keda siis paljastatakse päris olulisel määral. Ma arvan, et see mingil määral on ka see, ütleme sotsiaalmeedias üleüldiselt, et sisu levib siis, kui seal on mingi üllatus või wow-efekt. Ma arvan, et mingil määral ka ei oodata seda, et keegi teine võtaks selle, ütleme siis jutumärkides, või ma ei tea, kas jutumärkides, aga ütleme pahalaste püüdmise enda kätte, et kui üldiselt on see tavaliselt jäänud ju, ma ei tea, politsei kätte ja siis kohus otsustab, et kes on pahalane, kes mitte, aga siis
ma arvan, et inimesi kõnetab see, et seda proovib ka keegi teine teha, kes siis ei ole nii-öelda riigi poolt selle rolli endale õiguslikult saanud. Ma nüüd ei olegi päris täpselt aru saanud, et kas see nüüd tähendab ühesõnaga seda, et tegelikult politsei ise sellist tegevust, näiteks et politseiametnik mängib sotsiaalmeedia võrgustikus alaealist tüdrukut ja siis võtab kellega vahele. Kas sellist asja Eestis ei tohi teha? Sellest Peeter Helmega ju nii tehti. Peeter Helme ju jäi niimoodi vahele, et ta rääkis politseiametnikuga, kes mängis seal ka noort tüdrukut, alaealist tüdrukut, et sellist asja on tegelikult tehtud. Ja üks asi, see nii-öelda fenomen, kas ta nüüd fenomen iseenesest on, et neid pedofiile vahele võetakse, ma ise tean, USA's on ju pikalt olnud Chris Hanseni selline telesaade nagu To Catch a Predator, et seal tegelikult see saatejuht võtab samuti neid pedofiile vahele. Ta kutsub nad kindlale aadressile, kus on siis nii-öelda naisnäitleja, kes mängib seda alaealist, nad natuke vestlevad ja siis Chris Hansen tuleb sisse. Astub sisse, seal loetleb talle ette need erinevad sõnumid, mis ta on selle tüdrukule saatnud ja siis ta saab nii-öelda, see pedofiil saab, või võimalik pedofiil saab siis oma selgitusi anda. Aga kui me räägime pedomendist, siis seal see olukord lõpeb. Annab selle selgitused ära, läheb minema. Aga selles samas telesarjas seesama pedofiil, kes on selle lapseealisega, mängult lapseealisega rääkinud, astub garaaži, kus ootab kirjuda juba politsei ja kus ta siis saadetaksegi juba politseijaoskonda. Et kas meil selline variant on võimalik Eestis? Või kas see läheb kuidagi õiguslikult vastuollu või kui me teame, et meil on näiteid sellest, kuidas politsei ise niimoodi neid inimesi vahele võtab, et kas meil siis sellist nii-öelda võimalust ei ole? Ma ei tea, ma vaatasin ise seda Delfi videolugu, kus need pedomendi tegijad ise rääkisid ja seal mainiti, et selline tegevus, et ühesõnaga, et niimoodi kogutud tõendid kohtus ei päde, aga nüüd olekski vaja täpselt teada, kuidas see juriidiliselt on, aga ma ei oska nagu seda vastust praegu anda, et kui sa ütled, et Peeter Helme juhtumi puhul sellist võtet kasutati, siis ju siis mingil viisil saab, aga jah, seal Delfi loos käsitleti ka seda, et päris nii nagu nemad praegu siis selle pedomendi puhul teevad, et päris nii nagu politsei oma tööd teha ei saaks, et need tõendid ei läheks kohtus läbi lihtsalt. Ja pluss politsei mainis seal videolos ka seda, et tegelikult need poisid ise ka teevad sellist nii-öelda riskantset asja, kui nad ju lavastavad ju ennast kui niisuguseks nooreks tüdrukuks, kes on siis suhtlevad nende nii-öelda pedofiilidega siis nagu või väidetavate pedofiilidega siis seal internetis olles ise ju täiskasvanud nagu mehed, aga lavastavad ennast, kui nad oleks nagu need noored tüdrukud, et see ka on selline hall ala ja see ei ole väga seaduslik. Et selles ongi vist see kala ka, et miks politsei ei saa võtta neid nagu tõsiselt. Aga siin tuleb sisse ka see dimensioon nii-öelda suunamudija versus ajakirjandus, et ajakirjandus ei saaks sellist, Delfi ei saaks oma portaalist sellist videolugu nagu teha. Et suunamudijad mõnes mõttes täidavad seda tühimikku, mida ajakirjandus teha ei saa. Jällegi peab ära mainima Marju Himma meediakriitika, mis seda teemat väga hästi lahkas ja lahti kirjeldas, et miks ajakirjandus selliseid asju teha ei saaks, tulenevalt siis eetilistest põhjustest. Ma tooks veel esile Eesti Päevalehe 5. juuni juhtkirja, mis oli siis pealkirjaga ise hakanud pedofiilikütid jäägu koju ja see on ka ajendatud sellest samast Delfi Kertu Mooste videoloost pedomendiga. Ja peamist, mis tegelikult Päevaleht välja tõi, ongi see, et tegelikult need sihtmärgid nendes videotes, need potentsiaalsed pedofiilid tegelikult ju jäävad juriidilise kaitseta, ehk siis meil kõigil, ka kurjategijatel peab olema õigus nii-öelda erapooletule kohtumenetlusele. Ja selline avalik nii-öelda paljastamine võib viia selliste pöördumatute tagajärgedeni, olgu see töökaotus, mainehäving või Eesti Päev tuleb välja, et isegi enesetapp, et puht juriidiliselt ju ei pruugi inimene süüdi olla. Ja sealt ma arvan, see ongi see põhi nii-öelda point, miks ajakirjandus ei saa teha seda, mida saab teha näiteks pedoment või näiteks on ju Mallukas. Et kui me võtame lahti Malluka blogipostituse Sass Enno kohta, siis sellist sõnakasutust, nagu tema seal kasutab ajakirjandust, lihtsalt teha ei saaks, sellepärast, et ajakirjandus ei tohi olla kallutatud. Et
et selliseid teha, selliseid nii-öelda iroonilisi küsimusi esitada ja paluda Sasha endal ravile pöörduda, nagu Maljukas seal sõnab, et tegelikult ajakirjas nii ei saa teha, aga jällegi me räägime sellisest nagu üllast eesmärgist, võtta vahele inimene, kes on siis niimoodi alaealistega käitunud, et jällegi need eetilised printsiibid on erinevad ja kui Maljukas seda postitust poleks teinud, tõenäoliselt väga võimalik, et näiteks Eesti Ekspress lõpuks ei oleks ka sellest kirjutanud, Eesti Ekspressis lõpuks Maljuka postituse põhjal selle teemaga avalikustas. Et tõenäoliselt nad täidavad mingit tühimikku, aga need ohud on niivõrd suured, mõista juba enne õiglast kohtumenetlust süüdi inimene, kes võib-olla ei olegi süüdi. Kuigi tuuakse jah, fakte välja, et ajakirjandus peab olema ka selline, et kedagi ei mõisteta süüdi, aga tuuakse välja fakte, et aga Maljukale või teistele taolistele suunamudjatele mingi selliseid printsiipe, eetika koodeksid neil ei ole, et sellised printsiibid või normid neile ei kehti. Ma hakkasingi mõtlema, et kui sa räägid siin printsiipidest ja eetikast, et kas see kunagi kas võib olla mingi selline väga ekstreemne juhtum, kus inimene mõistetakse oma kohtuga süüdi, aga siis pärast tegelikult tuleb välja, et ta ei ole seda süüdi, et kas siis hakkab kunagi kehtima mingi selline printsiip, mida peavad ka nagu, või mingi printsiibid, mida peavad ka siis nii-öelda blogijad ja influencerid ja kõik sellised inimesed jälgima ja kuidas, võib-olla suurem küsimus on see, kuidas nad selle siis saavad kooskõlasse sõnavabadusega, millega ju ka Marju Himma oma meediakriitika seda lugu alustas, et seal ongi see nii-öelda konflikt on selles, et ajakirjandusel ei ole seda vabadust, neil on omad nii-öelda eetilised printsiibid, mille põhjal nad peavad toimima, aga blogijatel ja influenceritel seda ei ole ja neil sõnavabadus lubab seda asja või selliseid teemasid nagu sellisel moel lahata, et kas kunagi hakkab tekkis küsimus, kas kunagi hakkab siis tekkima ka mingi selline printsiip mingi väga äärmusliku juhtumi ajendil, et mis siis nagu peab ka nende nii-öelda selliste tegevust mingil määral suunama. Pead siis silmas mingisugust suunamudjate eetikakoodeksit või? Suunamudjate nõukogu. Jah, umbes midagi sellist, et kas siuke asi võib kunagi üldse tekkida ja kuidas see, ma ei tea, sõnavabadusega kooskõlla saada, et see peamine aspekt ongi seal minu arvates see. No seal on juba see, et keda sa loed suunamudjaks ja keda mitte, et paljudes riikides ajakirjandusväljaanded on väga nagu selgelt defineeritavad, et ajakirjanikel peab olema nagu tunnistus selle kohta, et on nii-öelda ajakirjanik, niimoodi ongi see regulatsioon paika pandud, aga suunamudija on ju kas 200 jälgijat on suunamudija või ühesõnaga, et see piir on nii keeruline, et väga keeruline oleks mingit ühist sellist printsiipi üldse luua sinna. Ma arvan, siin tuleks otsa vaadata pigem sellele, et milline on praegu selline õiguslik olukord, et iseenesest ju kui sinu kohta öeldakse, keegi internetis ütleb, et sa oled pedofiil ja kohus leiab, et sa ei ole pedofiil, siis sul on ju õigus see inimene kohtusse kaevata selle fakti väite eest, mis ta esitas ja paluda tal see ümber lükata näiteks või maksta ka nii-öelda valuraha, et ma arvan, et see on pigem küsimus sellest, et milline on meil õigussüsteem ja kuidas sellise asju nii-öelda kohtumenetluses just tagatakse ja muidugi üks asi on ka vaigistusagid, et see on ka teine äärmus nii-öelda. Aga kui nii-öelda suunamudija nimetabki kedagi nii-öelda põhjendamatult, ma ei tea, pedofiiliks, vargaks või kelleks iganes, siis ja kui ta nüüd kaevatakse kohtusse ja ta kohtus kaotab, siis kui suur peab olema see valuraha või see nii-öelda... Sellest ma räägingi, mis ma just lõpus välja tõin, see vaigistushagid, see on nagu teine asi, kus põhimõtteliselt selle nii-öelda rahaga tahetakse seda vaikimas. Ei, no see on üks asi, aga teine asi on see, et ka kohtulahingut kaotades, kahjutasu jah, et ka kohtulahingut kaotades võib suunamudija sellest lõppkokkuvõttes ikkagi võita ju, sest terve see aeg ta saab ju, ma ei tea, vlogida seda, kuidas ta kohtus käib ja rääkida sellest, et see on ju selles mõttes see, kui ka Marju Himma puudutas seda tähelepanu, et see on nagu valuuta suunamudija jaoks, et siis, et ma ei tea, et kas see kohtulahingu kaotamine oleks ka päriselt kaotus näiteks Maljuku jaoks. Jah, ja seal võib lisaks ka mingil määral tulla see, et ütleme, ongi mingid sellised delikaatsed kaasused ja neid hakataksegi lahkama aina enam siis ütleme, ma ei tea, blogijate kaudu, kui et näiteks ajakirjanduse kaudu, et ja seal võib see nii-öelda
omakohtu mõistmine aina enam süveneda, et ütleme kõik need mingid kaasused, mis on saanud rohkem tähelepanu, olenemata sellest, et kas blogija eksis seal mingite nii-öelda sildistustega, et kas ta kutsus kedagi nagu pedofiiliks, kuigi ta tegelikult ei olnud seda, et see kõik võib lõppude lõpuks sellest tähelepanu turul ja tähelepanu majanduses jääda tahaplaanile ja võib hakatagi nagu rohkem tekkima see suundumus, et inimesed pöörduvadki selliste probleemidega, sellistele lugudega aina enam blogijate poole ja ma näen ohukohana seda, et see võib mingil määral süvendada sellist omakohtu mõistmist ja nii-öelda valesti inimese süüdimõistmiks siis. Jah, ja eks sellele, keda süüdistatakse, märk jääb eluks ajaks külge niikuinii. Ja seda ei korva ükski rahaline väärtus. Kui siis 10 miljonit? Sellega ongi meie viimase Meediapalati teemad otsa lõppenud. Meediapalat läheb küll edasi uute inimeste, uute teemade ja värskete ideedega, aga meie paneme siia punkti, lõpetame kooli ära ja lõpetame selle saatega ära enda ja. Aitab küll. Aitab küll, jah. Aga ma ei tea, kuidas need 2,5 aastat olid siis, kuidas oli saadet teha? Ei, saadet oli väga tore teha. Oli natuke võib-olla nagu Ameerika mäed, et vahepeal oli pingelisem, kui näiteks koolis oli pingelisem periood, siis oli ka pingelisem saadet teha ja korraliku ettevalmistuse saatel, aga teisalt alati, kui sa stuudiosse jõudsid, siis nii-öelda selle ühise diskussiooni käigus oli alati väga tore ja ma arvan, et see podcast andis väga hea aluse nii-öelda eneseväljendusele ja üldse hoidis oma eesmärki olla kursis sellega, mis ajakirjanduses toimub ja püüda seda enda sõnade järgi analüüsida. Et ma arvan, et seepärast ka Meediapalat võiks jätkuda, see annab tudengitele hea võimaluse olla kursis asjadega ja õppida seda nii-öelda eneseväljendust ja analüüsi oskuste arendada. Ühesõnaga need 2,5 aastat, kuhu ma tahtsin jõuda, on see, et need 2,5 aastat on Martin sinuga väga toredanud, Anne-Loore sinuga ka ja küll me ükskord kuskil stuudios veel kohtume, ma arvan. Mulle meeldis ka poistega väga toredat ja lahedat asju teha ja olla nagu taustajõuks siin siis sotsiaalmeedia nii-öelda haldaja rollis. Et väga meeleolukas oli teiega. Sinu sotsiaalmeedia postitused olid legendaarsed. Need nägid tõesti sina oled legendaarne. Ja sina, Martin, oled legendaarne. Siim, sa oled ka legendaarne. Me oleme kõik legendaarsed. Kahju on seda ära lõpetada. Aga kui meid kuulavad esimese või teise kursuse tudengid, siis kindlasti suruge uutele saatejuhtidele peale, et teid saatesse võtaksid, tulge, tehke ise saadet ja ma arvan, et see on, nagu Kristoffer ütles, väga lahe kogemus. Paslik oleks siin saate lõpus veel korraga tänada seda inimest, kes meil siin saate alguses intervjuud andmas käis, Alar Suijat, kes on meile väga hea taustajõud olnud ja olnud meile toeks. Aitäh sulle! Aitäh sulle, Alar, et oled olnud ja meiega tegelesid. Vot, sellega tõmbame otsad kokku ja Meediapalat uute saatejuhtidega siis jätkab juba sügisel, kui hakkab uus semester. Kahju, et raadiopilt ei näita, Martil on silmad vesised. Palun kinni selle asja. Täna on meil külas meie kursavend Jelin Kaspar Vang, tere! Tervist! Me oleme Martini ja Anne-Loorega äärmiselt tänulikud Ühiskonnateaduste Instituudile ja meie headele õppejõududele, sest 19. mail ehk Kevadgrillil pälviti Meediapalatit 2023. aasta värske teo ergutuspreemiaga. Täna räägime väga, ütleme siis, mitmekihilisest ja võib öelda ka tundlikust teemast, mida on siis Iisraeli ja Hamasi konflikt. Tere, armas kuulaja! Meediapalat on taas kord eetris ning seekord väikeste muudatustega. Nagu siin püsikuulajad ilmselt häälest juba ära toimuvad, siis ei ole saadet läbi viimas ei Kristofferi ega ka Martini. Alustame oma teise hooajaga ja nagu ikka siit samast Tartust. Palju õnne, kallis Martin! Õnne soovime sul! Meile on tulnud nüüd külla teleajakirjanduse tipud. Meil on külas Taavi Eilat, tere!
tervist! Keili Sügiainen, tervist! Tere! Kristjan Pihl, tere! Tervist! Ja Joosep Pärk, tere ka sulle! Tere! Ja suvest on meile tulnud rääkima Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba. Täna oleme natukene kaugemal kui Tartu Ühiskonnateaduste Instituudi stuudio. Oleme tulnud siia Tallinnasse Narva maanteele Ekspressi majja. Aga me täname sind, hea kuulaja, et meediapalatit kuulasid. Kuulage edaspidi. Mina olin Martin-Eerik Maripuu ja kohtume peatselt. Nägemist. Tšau! Kohtume 2 nädala pärast uuesti, kui on juba uus teema ja uued külalised. Ja ilusat detsembrikuud, mis kohe tuleb. Kohtume siis natuke vähem kui 2 nädala pärast. Loodetavasti kohtume teiega varsti uuesti. Seniks aga lugege ajakirjandust, vaadake õhtuti Aktuaalset Kaamerat ja olge muidu muhedad. Ja 4. hooaja esimene saade ongi läbi külalistele ja kaassaatejuhile aitäh, et aitasite seda vankrit täna vedada. Aga aitäh, et kuulasid. Ole sama nunnu ja tore edasi ja kohtume järgmisel korral. Aga hea kuulaja, meie Martiniga täname sind, et oled meid kuulanud. Aitäh sulle. Meie nüüd lööme klaasid kokku ja lähme rõõmsa meeleoluga suve vaheajale.